tere, Heinz! Tere tulemast Müüsse! Küsiksin kohe, et kuidas sa siia meie armsasse metsa sattusid üldse? No, Korporatsioon Fraternitas Liviensisel on siis sihtasutus, mis siis regulaarselt püüab saata siia noori tudengeid, kes siis tooksid eesti keelt ja meelt ja värskust võib-olla siia ja samal ajal ennast ka täiendama, et nii ma siia sattusin. Ja muidugi Olev Trash siin muidugi on siin asutaja liige ja Fraternitas Liviensis auliige, auvilistlane. Nii et tema siis mind valis siia see aasta tulema. Ja, et selge, me just rääkisime, et neid on olnud oma jagu noormehi Eestist, ja. Vot. Ja see ei ole sinu esimene kord siin Toronto läheduses viibida, et siin on ka üks teine seos ammune. Jaa, minu isa Hans Tooming siis teenis Toronto Peetri kirikut aastatel, ma võin siin mööda panna ka 2004-2008 ja mõlemal aasta korral siis mul õnnestus käia isal külas. Esimene kord siis perega, teine kord üksi ja saisin ringi vaadatud ja uudistatud ja ka esinetud. Metsaülikoolis te vitsi käinud? Ei, Metsaülikoolis ei saanud käidud. Isa ka pole vist siin käinud? Ma ei tea küll, et oleks. Aga kus sa praegu elad ja millega tegutsed? Hetkel on mind elu viinud siis San Franciscosse, Californiasse. Ehitan seal vaikselt jälle pinnaalust, kuniks siis on võimalik taas kodumaa pinnal midagi ette võtta. Ja kodumaa pind on ikka see, kus see sünnimaa pind. Just. Eestimaa. Aga sinu eriala ja mida sa külakosti, mis sa meile siia tõid, on muusika, et võib-olla natukene sellest ka. Jaa, mul oli siis võimalus eile õhtul siin teha väikene viilikontsert ja seda kusjuures koos Erik Kreemiga, kes on siis siin sündinud väliseestlane. Ja ma pakkusin sellise väikse läbilõike enda muusikalisest teekonnast. Et seal oli nii klassikalist muusikat, nii Eesti muusikat kui siis folkloori nii Iirimaalt, Tšiilist. Ma olen siis elanud ka Tšiilis vahepeal. Ja Eesti rahvamuusikat ka. Ja. See oli väga meeldiv. Siin on alati muusika veel eriti ilus, on Kotkajärvel kuulates. Aga intiimne õhkkond on siin, et väga, väga hea oli siin muusikaga luua selline ühendus inimestega. Ja kuidas siis edasi, et mis nüüd pärast meie minimüüd siis, kuhu tee sind viib? No hetkel ma jään veel Torontosse ja vaatan siin ringi, teen paar kontserti. Kolmapäeval kell 1 on Toronto Peetris, siis 3. kord mul elus võimalus teha kontsert. Ja ka Ehatares teen väikse kontserti. Ja siis lähen tagasi San Franciscosse. Kui kaua on seal juba elatud? Ma olen seal nüüd aasta aega elanud. No kena, väga tore, et sa siia sattusid. Suur Tule ikka jälle. Vastu võtmast. Ma olen tõesti ootan, et saaks siia metsa alla tagasi. Et kui vähegi õnnestub, siis tulen kindlasti tagasi. Tore, et kohtume siin või seal, aga esimesena Torontos siis saavad inimesed kuulda sind. Juba sel nädalal. Tore, suur tänu!